Palmipuude püha 21. aasta. Siin mu kodumaal kõik õitseb juba ammu ja istun siin ikka oma armsa põllukese peal ja mõtlen pühapäeva mõtteid. Pühapäeva mõtteid. Just nimelt pühapäeva mõtteid. Ja täna on veel palmipuude püha. Mis on palmipuude püha? Palmipuude püha on kirikukalendris tegelikult sündmus. Sündmuse mälestamine, mis leiab kuskil kohas aset, kus üks mees, kes on kristluse alustaja, saabub kohalikku pealinna ja teda tervitab ühe vana profeteeringu põhiselt, mis muidugi ilmneb hiljem, tervitab üks hulk rahvast, kes tervitab teda nagu tõelist superstaari, nagu tõelist kuningat, ja sellest räägib palmipuude püha. 2 nädalat hiljem. No vahet ei ole. Need kalendri erinevused on kõigile teada. Ütleme siis ümardatult nädal hiljem seesama kuningas ja superstaar hukatakse. Ja kohal on samamoodi üks seltskond selle linnakese. No õigupoolest Jeruusalemmast on juttu, aga ta ongi, ega ta suurem ei ole kui ainult üks linnake. Tallinna suurune umbes, veel väiksem. Ja taas on kohal üks seltskond, kes erinevalt sellest seltskonnast nõuab kohalikult täitevkomitee esimehelt, seltsimees Pontius, perekonnanimega Pilatuselt, see sinane on rahvavaenlane ja tuleb ära hävitada. Ässitab mässule ja on üldse igatepidi saatanalik kuju. See tuleb ära hukata. Täitevkomitee esimees, seltsimees Pontius Pilatus ei arva midagi selle mehe suhtes, midagi halba, aga rahva tungival nõudmisel langetatakse selline otsus siis ja kohaliku kirikunõukogu muidugi eesotsas ja sellest just mõjustatuna kohaliku paavsti või piiskopi, mis vahet seal on, mis nime nad parasjagu annavad. Nende nii-öelda esildise põhjal rahva toetusel otsustatakse selle mehe saatus. Mida see räägib? Kas need inimesed olid samad? Need ei olnud samad inimesed. Need, kes teda tervitasid nädal ennem, olid teise kalda inimesed. Ja need teise kalda inimesed teadsid väga hästi, kes on Natsareti linnast pärinev Jeesus. Superstaar, keda tervitati kui kuningat. Saadetakse tihti segi, võrdsustatakse, et rahvas, mingisugusel kujul sellist rahvast ei ole, on mingisugune nii-öelda grupp inimesi, mida nimetatakse rahvaks, kus on väga selgelt jagunenud polarisatsioon, on ühe kalda inimesed ja on teise kalda inimesed. Kas sealt neid nihkumisi elu jooksul toimub? Ma ei tea õigupoolest, ilmselt muidugi toimub. Aga üks on selge, et on selge polarisatsioon ja täna on see täpselt samamoodi ja see on muutumatu ja see on nii kogu aeg olnud, kui vaadata läbi terve kiriku sünniloost alates kuni tänase päevani välja, on see täpselt see sama. Õigupoolest on rahvas, kelle jaoks on
Jeesuse personaalia läbi püha vaimu, mille kaudu ta kujustub nende teadvuses ja võtab nende teadvuse juhtida, see on see osa rahvast. Ja teisel pool on üks teine rahvas, kes võib täpselt samamoodi lugeda ennast kristlaskonnaks. Aga neile ei ole see nii ilmunud. Ja niimoodi sünnivad kirikulõhed ja nii sünnib igal ajastul seesama, mida siis täna üldiselt a priori tähistatakse kristlikus maailmas. Palmipuude püha, kus üks seltskond tervitab Jeesust kui kuningat, ehk nagu ma nüüd juba 4. kord kordan, superstaari. Ja täpselt samamoodi on olemas see rahvas, kes nädal hiljem nõuab tema hukkamist. Nad on täna ka olemas. Õigupoolest on nad mõlemad tähtsad, sest kui seda teist poolt ei oleks, siis ei oleks saanud sündida see jumalik printsiip, mida tuntakse uue lepinguna inimkonna ja looja Jumala vahel. Vot siuksed mõtted. Täna palmipuude pühal Hispaanias 21. aastal. Publikuks auditooriumis ainult Karri ja tegelikult on siin veel üks pikali kukkunud mingisugune tegelane. Tegelikult kasutab ta ära Hispaania sooja maapinnast ja kui sinna peale heita, siis hakkavad sündima niisugused huvitavad asjad. Siis taanduvad peavalud ja igasugused muud valud. Nii see on. Aga see on juba teine lugu ja teine saade.